Tere tulemast jälle sellele sagedusele ja teeme seekord siis Bhagavad Gitast jälle edasi. Loeme peatükki 4.21. Nirasir yatasitadma tyakta sarva parigraha sariram kevalam karma kurvan napnati kilpisam. Selline inimene, kes saab aru siis erinevatest tegevustest, kontrollides täiuslikult oma meelt ja intelligentsi mõistust, annab ära kõik omandi, ta ei oma enam midagi ja tegutseb ainult selleks, et tagada siis neid elementaarseid põhiasju. Et ta ei oma liigset omandit. Ja selliselt töötades teda ei mõjuta siis erinevad inimeste tegude patused tagajärjed siis. Krishna teadvuses inimene ei oota, et tema tegevusel oleks häid või halbu tagajärgi. Tema meel ja mõistus, intelligents on täielikult tema kontrolli all. Jumala kontrolli all, jah. Ta ka täiuslikult kontrollib oma mõistust ja meelt. Ta teab, et ta on osa ja osake suurest Jumalast, kes on ülim ja kõikvõimas. Ja tema mängib seda osa. Ja ta on osa ka universumi kõiksusest, jah. Ehk siis tegevused, mis ta teeb, need ei ole tema tehtud, vaid need teeb Jumal läbi tema. Kui käsi liigutada, siis see käsi ei liigu ise, vaid vastavalt siis kogu keha kavatsusele ja tegevusele. Ja Krishna teadvuses inimene, isik, on siis alati sellise ülima tahtmisega ja siis tal ei ole oma isiklike vajaduste rahuldamiseks tahtmisi üldse. Ta liigub täpselt nagu osa masinast. Nii nagu masina osakene ta vajab siis, et teda õlitataks ja puhastataks, et masin saaks hästi töötada. Samamoodi siis Krishna teadvuses inimene hoiab end vormis läbi oma töö, lihtsalt et olla vormis, et armastavalt teenida Jumalat. Ja seetõttu tal ei mõju tema tegevuste ja tööde tulemused. Nii nagu loom, tal ei ole isegi omandit oma enda keha suhtes. Õel loomapidaja mõnikord tapab selle looma, kes tal on. Ja loom ei protesteeri isegi. Siiski loom ei protesteeri. Ja samuti pole loomal kuigi suurt iseseisvust. Krishna teadvuses inimene täielikult haaratud tegutseb täiesti selleks, et aru saada Jumalast, et aru saada, kes ta seesmiselt on. Ja? Tal on väga vähe aega selleks, et valesti omada mingi materiaalset objekti. Puudub selleks aeg, jah. Ja selleks, et hoida oma keha ja hinge, ja tal ei ole vaja siis
ebaausaid võtteid, et kuhjata endale raha kokku. ja kuna ta niimoodi ei käitu, siis seetõttu ta ei kattu ka materiaalse maailma pattudega ja ta on vaba kõigist oma töö tulemustest teha. Oma tegevuste tagajärgedest ta on vaba. Vaat niimoodi. See oli Bhagavad Gita 4.21. Aitäh!